Tervelt 638 päeva on autojaama proovisõitude nimekirja võimsuse järjestuse tipus seisnud 440 kilovatiga Porsche Taycan GTS Sport Turismo, kuid täna astub poodiumi esikohale uus masin. Taycanit ei lükka troonilt aga mõni kahekohaline või lärava mootoriga sportauto, vaid hoopis ka elektriline ning esialgu isegi pereautolikuma ilmega Saksa sedan, millel tervelt 2 kilovatti rohkem. Täna räägime BMW i5-st. Viiendat seeriat on BMW tootnud juba üle 50 aasta, täpsemalt aastast 1972 ning selle aja jooksul on mudeli 7 generatsiooni müüdud enam kui 10 miljonit ühikut, mis teeb temast ühe äriklassi enim müüdud sõiduki läbi aegade. Nüüd on 5. seeria jõudnud aga oma 8. generatsioonini, mis jõudis turule aastal 2023 ning esmakordselt tutvustas BMW mudelile siis ka täiselektrilist versiooni ehk sedasama BMW i5. 5. seeria konkurentideks on jätkuvalt ennekõike Audi A6 ning Mercedes-Benz E-klass, kuid ka Porsche Panamera ning Jaguar XF. Täiselektriline i5 konkureerib Porsche Taycani, Mercedes-Benz EQE ning Audi e-tron GT-ga. Nii i5-le kui 5. seeriale on BMW tänaseks avalikustanud juba ka universaalkerega versioonid, kuid täna räägime ennekõike ikkagi sellest täiselektrilisest sedaankerega i5-st. Nagu mitmed teised uued BMW-dki, on ka i5 minu arust üks nendest autodest, mis algul mulle renderduste ja piltide põhjal kuigi palju ei meeldinud, kuid nüüd mida rohkem ma olen seda oma silmaga näinud, seda rohkem on ta mulle meeldima hakanud. Mudeli nina osas domineerib ennekõike BMW neerude stiili siluvere, mis i5 puhul ka valgustatud väliskontuuriga, sportikus lisab rõhutatud süvisega kapott, sisutihe põrkeraud ning BMW-likud sükse agressiivse pilgu loovad hea valgustavuse, kuid minimalistliku sisedisainiga esituled. Külje liikudes avaldub uue 5. seeria suurus, sest mudel on tervelt 10 sentimeetrit pikem kui eelkäija Mercedes-Benz EQE või Porsche Taycan. Disainilt väga sükse vaoshoitud stiili ning madala profiiliga. Elementidest paistavad silma valgustatud voolujoonelised ukselingid, M-stiilis süsinik just peeglikatted ning maitsekas viide mudelitähisele siin C-piilaril. Velgede hulgas pakub BMW mudelile 18 kuni 21 tolliseid velgesid, mille hulgas mitmeid erinevaid huvitavate ja sportlike disainidega valikuid, kuid tema auto puhul on hetkel all vaid 19 tollised, mis suhteliselt tavalise disainiga. Tänu õhulisusele paistavad aga vähemalt välja ilusad punased pidurid saduvad. Tagaosas tõmbavad enim tähelepanu piklikud tagatuled, sportlikust lisab süsinik just anti-tiib pagasiluugil ning ka diffuusoriala põrkeraual. Pagasiruumi on i5-l kuni 490 liitrit, mida on rohkem kui Mercedes-Benz EQE-l, kuid vähem kui Porsche Taycanil, mis on selles mõttes huvitav, et i5 tegelikult ju mõlemast alternatiivist suurem. Pagasi organiseerimiseks põrandanurkades 4 haaki, seintel 2 kotikonksu ning natukene lisaruumi ka siin põranda all. Suusaluuki i5-l pole, kuid teise istmerea seljatoed klapivad kokku 40-20-40 suhtes. i5 hinnad algavad 80 000 eurost, M60 varustus algab 110 000 eurost ning tema auto hind on koos lisadega kasvanud 130 000 euroni. Jah, tegemist on kalli autoga, kuid ta on siiski odavam kui võrdväärse jõudlusega Porsche Taycan GTS või Mercedes-Benz EQE AMG 53. Sõidutehnika osas on i5 saadaval 3 erinevas konfiguratsioonis. Esiveoline e-Drive 40 ning nelikveolised X-Drive 40 ja M60 X-Drive. Võimsust mudelil 250 kuni 442 kilovatti, pöördemomenti 430 kuni 820 Newton-meetrit. 0-100 6 kuni 3,8 sekundiga ning tippkiiruseks 230 km tunnis. Elektrienergiat hoiustab i5 82 kWh akus, mis võimaldab VLTP andmetel sõitada akutäiega umbes 550 kilomeetrit. Laadimise osas toetab i5 kuni 206 kW kiirlaadimist, mis laeb aku põhiosa täis natukene vähem kui poole tunniga. Meil täna siin on proovisõiduks see kõige kangem M60 X-Drive, millel 442 kW ning 820 Newton-meetrit. Nagu öeldud, autojaama ajaloo senini kõige võimsam auto, kuid tegelikult ei ole siis kõige kiirem auto, sest 0-100 kiirendamise tabelis võtab ta Taycan GTS-i ja Kia EV6 GT järel 3. koha. Nüüd aga lähemalt salongist. Kui välisilme põhjal võib uut 5. seeriat veel kuidagi pidada isegi massi sulanduvaks, siis interjööri poolel ei saa sama asja öelda, sest i5 ja 5. seeria saavad ikka väga futuristliku ja kaasaegse salongi. Materjalivalik läbivalt väga hea ning ehituskvaliteedi osas ma pole ka leidnud ühtegi kohta, mille kallal viriseda.
Atmosfääri osas on selle M60 mudeli interior tervikuna suhteliselt sportlik ja hubane. Stiili lisab süsinikjõud armatuuril ning erinevad sinipuna õmblused ja M-tähised üle terve salongi. Isikupärastamise osas on 5. seerial aga ka 6 erinevat sõidukirežiimi, mis lisaks sõiduomaduste muutmisele muudab ka siis salongi sükest üldist olemust ja meeleolu. See kajastub näiteks efektse kristallse miljöövalgustuse värvides ning tarkvara visuaalides. Samuti näiteks relax-režiimis sõidab katuseakna ruloo ise ette ning sportrežiimis tõmbavad istmete küljetoed natukene kokku. Kristallsed miljöövalgustuse paneelid pole 5. seerias aga ainult visuaali eesmärgil, vaid tegelikult on ka osaliselt puutundlikud funktsionaalsed. Multimeedia all nupud näiteks ohutulede ning esi- ja taeklasi soojenduse jaoks ning iga ventilaatori juures siis sellised puutealad õhuvoolu tugevuse reguleerimiseks. Juhi vasakupoole juures tulede paneel ning ustel nupud istmete mälu funktsiooni opereerimiseks. Istmed ise on ühe sportsedaani kohta üpris tugitollikud ning pakuvad väga mugavat ja toekat asendit praktiliselt olenemata reisija suurusest. Nagu öeldud, on istmed siis ka reguleeritava korvikusega ning mugavusfunktsioonidest varustatud soojenduse, ventilatsiooni ning saadaval on ka massaaž. Füüsilist ruumi minul 2 meetrile siin igati parajalt. Teises reas on istmed omajagu püstisema seljatoe ning lühema istmepõhjaga, kuid pakuvad siiski suhteliselt okeid istumisasendit. Suurem murekoht on aga füüsiline ruumikus, sest minul 2-meetrisena on siis juba enda juhuasendi taga põlved tugevalt vastu seda kõvat plastmasskatet. Pearuumi on aga sõrmejaga ülegi, mis tõttub saab i5 4 keskmiskasvu täiskasvunuga siiski suhteliselt hästi hakkama. Miljöövalgustust teine rida ei saa, kuid avaus lisab hiiglaslik panoram katus. Esemete hoiustamiseks on topsihoidjatega käetugi ning suhteliselt väiksed uksetaskud. Esireas on esemetele hoiustamiseks keskkonsooli eesotsast telefonialus, kus ruumi küll 2 telefoni, kuid ainult vasakpoolne juhtmeva laadimisega, topsihoidjad ning üllatavalt väike käetoe alune laegas. Samuti pigem väike kindalaegas ning väikesed uksetaskud. Multimeediat esindab 5. seeria ekraanide paneelil 14,9-tolline puuteekraan, mis on kenasti nähtavuses ning napilt tervikuna ka käeulatuses. Kui peaks aga ekraan käeotsest välja jääma, on keskkonsoolil multimeedia juhtimiseks ka klaasist juhtrullik, mille ümber kiirde nupud ning füüsiline helitugevuse rullik. Riistvaliselt on multimeedia kiire ja sujuva opereerimisega ning terava pildiga. Tarkvariselt on multimeedia samuti kasutajasõbraliku ning loogilise üleseitsusega, kõik peamised funktsioonid on lihtsasti leitavad ja kasutatavad ning multimeedia näeb ka visuaalselt stiilne ja maitsekas välja. Eriliste funktsioonidena saab multimeedias vaadata näiteks videoid, mängida mänge, kuulata Spotify's muusikat ja pildistada või filmida salongis toimuvat. Helisüsteemi osas on tema auto varustatud meil uhkema Powers & Wilkins lahendusega, mis koostöös i5 salongi hea akustika ning madala müratasemega pakub väga meeldivat audiokogemust. Esitus on läbivalt puhas ja kvaliteetne ning seda praktiliselt olemata esitatava meedia žanrist või helitugevusest. Rooli kohale saab i5 M60 sükse laheda väljanägemisega 3-kodalise sportrooli, mis on küll BMW-dele omaselt natukene sükse täispuhutud disainiga, kuid püsib siiski kindlalt käte vahel, on meeldivatest materjalidest ning võimaldab ka erinevaid käsitsusviise. Multifunktsionaalsust lisavad äärmistel kodaratel asuvad füüsilised nupunelid, mis on küll lihtsa ja loogilise asendiplaaniga, tänu millele on neid lihtne kasutada ka sõidu ajal, kuid kui rooli peale asetada füüsiline rullik, võiks see minu arust ennekõike reguleerida ikkagi helitugevust. Rooli tagaküljel leiame vasaku kodara tagant ühe plastikust käigulaba, mis funktsioneerib i5 M60 siis boost režiimi nupuna. Kasutajakogemuselt on ta küll suhteliselt loogilises kohas, kuid minu arust näeb see asümmeetrilisus natukene visuaalselt veider välja. Rool on varustatud aga ka elektrilise reguleerimise ning soojendusega. Ekraanid ja paneeli vasakul poolel kuvab juhile sõiduandmeid 12,3-tollise ekraaniga täisdigitaalne näidutabloo, mis kenasti läbi rooli ava nähtav ning ei peegelda häirivalt ka välist valgust. Riistvaliselt kiire ja sujuva opereerimisega, terava pildiga. Tarkvariselt on süsteemil 3 asendiplaani ning eraldi 5 infovaadet, kus teiste hulgas ka liitreaalsuse vaade. Tervikuna on aga kõik sõidu ja sõiduki andmed suhteliselt lihtsasti leitavad, üheselt mõistetavad ning tarkvara näeb ka visuaalselt väga kaunis välja. Samuti saab juht sõiduandmeid jälgida informatiivselt esiklaasi näidikult. Nüüd paneme selle kosmoselaevaga käima ning räägime lähemalt sõidust. Sõidu osas räägime esmalt siis jõuallikast või tegelikult isegi jõuallikatest, sest i5 M60 tegelikult siis 2 elektrimootorit. Esimesel veoteelel 192 ning tagumisel veoteelel 250 kilovatine mootor, mis arendavad koos siis 442 kilovatti ning 820 Newton-meetrit. Nüüd neid numbreid kasutades ei tohi kindlasti ära unustada auto 2,4 tonnist tühimassi, kuid olemata sellest suurusest ja massist on tegelikult mudeli kiirendus ikka nagu jalust rabavalt äkiline. Elektrimootorite iseloomust pole nagu kuigi palju kunagi rääkida,
Tõmme on läbivalt lineaarne, sujuv ning ulatub ka maanteekiirustest kõrgemalegi. Tõsi, kui ma praegu nüüd siin linnakiirusel sõites vajutaksin pedaali järsult lõpuni, läheb tal üks märgatav murdosa sekundist aega enne reageerimist, kuid kui ükskord mootorid reageerivad, on tõmme ikka nagu julmalt istmesse kiskuv, mille tulemusel on i5 M60 tegelikult täitsa nii M-tähist kui ka siis sportsedaani tiitlit väärt. Energia tagasikogumiseks on i5-l nii breaking käik kui ka siis teekäigul 3 erinevat rekuperatsiooni tugevust, kuid ka kõige tugevam režiim ei võimalda ühe pedaali sõitu. Samas on i5-l aga ka adaptiivne rekuperatsioon, mis siis radarite ja sensorite põhjal reguleerib ise mootori pidurduse tugevust. Veidi tülikaks aspektiks on aga see, et rekuperatsiooni tugevust saab muuta ainult läbi multimeedia. Naturaalset mootori heli i5 elektriautona loomulikult ei tooda, kuid selle lahti täitmiseks on BMW koostöös siis suur helilooja Hans Zimmeriga arendanud mudeli erinevatele sõidukirežiimidele sünteetilised mootori helid, mis esialgu kõrvale võõrad, kuid pika peale pakuvad emotsiooni küll. Õnneks saab igapäevaseks tarbimiseks need helid aga ka täielikult välja lülitada. Veoskeemilt on i5 M60 loomulikult nelikveoline ning kuna tagumisel telel on siis ligi 50 kilovatti võimsam mootor, võiks seda elektrilist lahendust võrrelda mehaaniliste nelikvedude terminoloogias justkui tagavedu eelistavana, mis annab talle siukse BMW-likult elava ja sportliku käitumise. Samuti suudab ta need 800 Newtonmeetrit üllatavalt kindlalt ja stabiilselt edasiliikumisse kanda. Mudeli adaptiivse õhkvedustuse käitumine on selgelt sõltuv sõidurežiimidest, kuid on läbivalt väga osavalt ja meeldivalt summutav. Komfortrežiimis on sõit praktiliselt olemata tee seisukorrast ning ka sõidukiirusest läbivalt sujuv ja pehme ning sportrežiimis käitub vedustus omajagu jäigema ja konkreetsemana. Samas pole sõit üheski režiimis ujuv või siukse ebamäärase tagasisidestamisega ning läbivalt on väga hästi auto käitumisest aru saada. Kerekaldumisi esineb tänu aktiivse vedustuse osavale opereerimisele läbivalt vähe ning auto püsib ka kiiretes kurvides kenasti siis teega paralleelselt. Üldist reageerivust toetab ka i5 valikuline nelikpööramine, mis aitab tal oodatust järsemini ka kurvi sisse keerata. Selle kõige kokkuvõttes püsib i5 M60 igati ettearvatavalt ja kontrollitavalt teel, mille tulemusel tundub ka ta siis tegelikust kergem. Pidurdamisel on mass aga täie rauaga kohal ning selle vastu on BMW andnud mudeli korralikult tugevad pidurid, ees 4 ja taga 1-kolvilised. Nüüd, kui oleme aga seisma jäänud, on paras aeg tutvustada teile ka siis i5 launch controlli. Esiteks panen sportsõidurežiimi, vasak jalg pidurile, parem gaasile, ütleb launch control active, istmed lähevad kokku, turvavöö pingule, teeb häält ja auto väriseb ka koha peal ning siis vasak jalg pidurit lahti ja 3,8 sekundiga 0-100. Nähtavus on i5 salongist igal suunal hea ning gabariitidest laius hästi tajutav, kuid nina ja tagaosa kaugused juhi kohalt siis suhteliselt raskesti määratavad. Kitsastes oludes manööverdamist toetab kvaliteetne 360-kraadine kaamerasüsteem, millel aga jällegi 2 probleemi. Esiteks on tagumine kaamera natukene lihtsasti määrduvas kohas ja teiseks, kui ma nüüd avan multimeedias selle 360 kraadi vaate, siis ma ei saa puutitundlikult seda vaadet keerutada, vaid ma pean oma käe panema jälle sellesse okei asendisse ning siis õhus viibates saan seda vaadet pöörata. Üldist manööverdatavust toetab aga ka juba mainitud i5 valikuline nelikpööramine, mis võimaldab siis tagumistel ratastel pöörata kuni 2,5 kraadi, mis langetab i5 pöörderaadiuse 11,9 meetrile, mis on küll selle pikkuse kohta tegelikult hea sooritus ning i5 on suhteliselt manööverdatav, kuid võrreldes näiteks Mercedes süsteemiga, mis võimaldab tagaratastel pöörata kuni 10 kraadi, on i5 pöörderaadius EQE omast siiski meeter suurem. Müra osas jõuab salongi võib-olla natukene oodatust rohkem rehvimüra, kuid üldiselt on ikkagi müratase suhteliselt madal. Juhiabilistest on i5-le saadaval kõik kaasaegsemad juhiabilised, kuid üllataval kombel ei ole isegi sellel i5 M60 varustusel, mis võiks olla suhteliselt kõrge varustus, ei ole tal siis aktiivset sõiduraja hoidmist, vaid on ainult siis joonest ülesõitmise hoiatamine, ehk kui lähen joonele paaril korral lähedale, siis ta põrkab eemale küll, kuid aktiivselt ennast rajatsentris ei hoia. Seega selline see futuristlik i5 M60 on. Päris sportauto mitte, sest muidu oleks BMW nimetanud ta ju Briti luureteenistuse järgi MI5-ks, kuid sportlik, luksuslik ja uhke küll. Kui tahad i5 kohta rohkem lugeda, leiad tekstivormis loo autojaama kodulehelt ning suured tänud BMW esindusele selle võrratu proovisõidu eest. Nüüd jääb vaid üle oodata, kes selle võimsusrekordi üle võtab.